Mõelge korraks kunsti peale. Mis see teie jaoks on? Ilus pilt seinal. Hea lugu. Friedrich Nietzsche jaoks oli see midagi palju enamat. Oma esimeses raamatus Tragöödias sünd esitas ta ühe täiesti radikaalse idee. Kunst ei ole lihtsalt kaunistus. See on ellujäämismehhanism. Ja just kunst oli see, mis päästis Vana-Kreeka rahva ühe kohutava tõe eest. Läbe vaatame, mida ta selle alt täpsemalt silmas pidas. See on päris karm, eks ole. See tsitaat ühest vanast Kreeka legendist on Nietzsche jaoks justkui võti kogu Kreeka kultuuri mõistmiseks. See näitab meile, et kreeklased ei olnud mingid naiivsed optimistid, kes elasid päikeselises idüllis. Ei, nende jaoks oli elu keskne küsimus hoopis see, kuidas sa üldse elad maailmas, mis on põhimõtteliselt mõttetu ja täis kannatusi. Ja siit jõuamegi esimese põhiideeni. Kohutav tõde. Unustage need postcard-pildid filosoofidest valgetes toogades rahulikult ringi jalutamas. Nietzsche järgi olid kreeklased tegelikult sügavalt pessimistlik rahvas. Nad vaatasid elule otse silma ja nägid selle kaootilist, tihtipeale julma ja täiesti mõttetu olemust. No aga mida sa sellise teadmisega peale hakkad? Kuidas sa elad, kui sa tead, et eksistentsil polegi sigavamat mõtet? Selle asemel, et otsida vastuseid loogikast või loota jumalatele, tegid kreeklased midagi täiesti geenialset. Nad lõi kunsti. Ja kunst polnud nende jaoks meelelahutus. See oli kilp. Nende ainus kaitse selle eksistentsiaalse kuristiku vastu. Aga asi läheb keerulisemaks. Kreeka kunst polnud sugugi ühtne. Nietzsche väites, et selles sees pulbitses kaks täiesti vastandlikku, lausa vaendulikku jõudu ja ta andis neile kahe jumala nimed, Apollon ja Dionysus. Mõlemad pakkusid omamoodi pääset teed reaalsusest, aga tegid seda täiesti erinevalt. Siin näemegi seda fundamentaalset konflikti. Ühel pool on meil Apollon, korra, vormi ja kauni illusiooni jumal. Mõelge täiuslikele skulptuuridele, selgete eepiliste lugudele. See on unenägu. Teisel pool on aga Dionysus, kaose, ekstaasi ja joobumuse jumal. See on kontrolli kaotamine metsikus tantsus või muusikas. Kord versus kaos, indiviid versus mass. Apollonia kunst on justkui imeilus loor, mis laotatakse karmi reaalsuse peale. See ehitab meile ideaalse unenäomaailma, kus kõik on loogiline, korrapärane ja ilus. See on mõistuse võit kaose üle, mis pakub meile turvalise ruumi, kus kannatus on peidetud täiusliku vormi taha. Ja siis mürtsuga tuleb Dionysos ja rebib selle ilusa loori puruks. Dionüüsiline kogemus, näiteks võimas muusika, hävitab kõik piirid. Sinu mina kaob ära, sa lahustud kollektiivses ekstaasis, kus valu ja rõõm on üks ja seesama ürgne võimas tunne. See on tõde ilma ilustamata. Siit koorubki välja peamine küsimus. Meil on siis kord ja kaos, illusioon ja toores tõde. Täielikud vastandid. Kuidas paganama päralt saaksid need kaks üldse koos eksisteerida, rääkimata siis veel koostööst? Vastus peitubki Kreeka kultuuris suurimas saavutuses. Ja see vastus on Kreeka tragoodia. Nietzsche jooks oli see kõrgeim kunstivorm üldse. Miks? Sest tragoodia oli piisavalt julge, et mitte valida poolt. See sundis need kaks verivaenlast Apolloni ja Dionuse ühele samal laval kokku saama ja looma midagi täiesti uut ja imelist. Kujutage nüüd ette, et istute seal iidses Kreeka teatris. Kõige aluseks on Dionüüsiline koor. Selle võimas muusika ja tants on puhas toores energia, mis haarab teid endasse. See on elu, valu ja ekstaas puhtal kujul. Ja see oleks üksi täiesti talumatu. Aga siis, just selle ürgse energia peale, ilmub apolloonlik loor. Laval on kangelased, selge lugu, ilusad dialoogid. Te vaatate korrastatud lugu, aga tunnete samal ajal selle all pulvitsevat dioniisilist kaost. Te kogete kohutavat tõde, aga läbi kauni illusiooni prisma, mis teeb selle talutavaks. Ja see kõik viib meid Nietzsche kõige kesksema ja võib-olla ka kõige šokeerivama mõtteni. Elu ise koos kõigi oma kannatuste ja kaosega on õigustatud ainult siis, kui me vaatame seda kui kunstiteost. Tragoodia ei olnud kreeklastele lihtsalt meelelahutus. See oli rituaal, mis muutis talunatu tõe kauniks ja seeläbi elamisväärseks. Aga nagu igas heas trageedias, ei kestnud see täiuslik tasakaal igavesti. Nietzsche loos on ka pahalane, uus jõud, mis tuli ja lammutas selle geniaalise kunstilise sünteesi. Ja see teemon oli Sokrates. Nietzsche nägi Sokratest täiesti uue maailmavaate esindajana. See oli maailmavaade, mis põhines mõistusel, loogikal ja optimismil
ehk siis kõigel, mis oli kunstis sügavale müsteeriumile täiesti vaenulik. See tõi kaasa kunstile täiesti uue surmava reegli, sokraatiline esteetika. Ja see reegel on lihtne. Kõik peab olema ratsionaalne, kõik peab olema loogiliselt lahti seletatav, dionüüsilisele kausele ja müsteeriumile polnud enam kohta. Kui sa ei saa sellest aru, siis see ei saa ka ilus olla. Ja see uus filosoofia imbus kiiresti ka draamasse, eriti näitekirjanik Euripidese kaudu. Tema tõi lavale tavalised inimesed oma loogiliste argumentide ja psühholoogiliste probleemidega, dionüüsiline koor kaotas oma tähtsuse, muusika taandus ja see müstiline ühendus kannatuse ja ilu vahel, see lihtsalt kadus. Nietzsche sõnul tappis tragöödia iseenda, see asendati loogilise ja optimistliku debatiga. Ja sellel muutusel olid tohutud lausa tsivilisatsioonilised tagajärjed. Tragöödia surm ei tähendanud ainult ühe kunstivormi lõppu, see tähtsastas terve uue ajastu algust. Siin näeme seda kultuurilist nihet väga selgelt. Me liigume traagilisest ajastust, mille vundamendiks oli müüt, sokratlikusse ajastusse, mis tugines mõistusele, ja lõpuks meie enda aega, mis põhineb teadusel. Traagiline inimene asendub teoreetilise inimesega. Ja kes see teoreetiline inimene siis on? Noh, suuresti oleme see meie. See on uus inimideal, optimist, kes usub, et iga probleemi saab lahendada teadmiste ja loogikaga. See on usk, et kui meil on vaid piisavalt andmeid ja teooriaid, suudame parandada kõik maailma vead ja isegi eksistentsi enda põhilise valu. Tuleb tuttav ette, eks? Aga Nietzsche jaoks on siin üks hiiglaslik aga. Sellel progressil on ränk hind. See ratsionaalne, teaduspõhine kultuur, meie kultuur, on küll saavutanud uskumatud alju, aga müütide ja kunsti hävitamisega oleme kaotanud oma vaimse kodumaa. Meil on tohutult teadmisi, aga me oleme rahutud, jureta ja pidevalt rahulolematud. Ja see jätabki meid üle keskse küsimuse julde. Kas meie lõputu teadmiste janu on läinud meile maksma midagi sügavamat? Kas oleme ratsionaalsuse nimel kaotanud selle võime tulla toime elu absurdiga, võime, mille andis meile kunagi kunst? Nietzsche esitas selle küsimuse juba üle 100 aasta tagasi, aga võib-olla on see just praegu meie infoajastul olulisem kui kunagi varem. Mida teie arvate?